Tere, ilusat pärastlõunat teile kõigile. Vist pean ka siia allapoole tulema. Et kui täna on siin palju ja eile on siin palju räägitud sellest, milline oli see maailm, mis ümbritses viikindeid ja kõiki muid huvitavaid lugusid, mis just seda aega ja salme leidu puudutab, siis mina räägin sellisest suhteliselt kurvast osast, et kuidas nad siin salmel surid. Ja kuigi siin on juba mitu korda näidatud kaarti, et see oli selline periood, kus väga palju liiguti ringi nii-öelda need viikingite retked ja kaubateed on sellel kaardil. Ja järgmisel on siis üks suhteliselt vana kaart nende asualadest. Ja nagu me teame, et inimesed surevad ja nendest jäävad maha siis matusepaigad. Ja tavaliselt see allikas, mida mina uurin, on siis just need inimeste luustikud nendest matusepaikadest. Nüüd just viikingi kultuuriga on seotud siis nii-öelda nad on siis vahel kas paadikujulised mingid ehitised või nad on siis paati maetud inimesed. Väga tihti Niil juba rääkis sellest, et tavaliselt on sinna maetud 1-2 inimest, aga on ka selliseid matuseid, kus on maetud näiteks 3 ja 4. Siin on üks joonis, kus on maetud 4 inimest, 2 naist, 1 mees ja laps. Miks see küsimus nagu üldse meid nagu huvitama hakkas, oli see, et kui me leidsime salme esimese laeva, siis seal me tuvastasime siis nagu 7 inimese säilmed ja me vaatasime kirjanduse läbi ja me ei olnud midagi sellist nagu varem näinud, et ühte paati oleks siis maetud nii palju inimesi. Siin on siis, ma ei räägi pikalt salme esimesest laevast, sest seal vigastusi eriti ei olnud, kuigi hiljem, mitte seal ei olnudki algselt, aga kui ma hiljem vaatasin veel mitmendat korda läbi neid lahtisi luid, et siis ma ühelt sarnaluult leidsin ühe teraristega tehtud lõike. Siin on siis juba pilt, kus need luustikud on välja võetud ja laeva kontuur on näha veel. Ja nüüd ma näitan jälle seda sama joonist, mida siin on täna mitu korda juba läbi jooksnud. Ja ma tahan nagu juhtida tähelepanu sellele, et need on nüüd need 3, mis olid siis nagu ülakehad olid paigas. Siin oli siis nüüd see üks labajalg, mida me nägime fotodelt, kui Jüri näitas. Ja siin oli muideks paigas üks vasak puusaluu, mille siis napas oli sees ka vasaku reielu pea. Ja see osa on nüüd täiesti hüpoteetiline, selles mõttes, et kui artiklis on see kirjas, et see on nagu lihtsalt kuna siin oli kõige rohkem inimluid ja see olid kraaviga välja kaevatud, siis siin selles osas olid nagu 2 kõige vanemat sellesse paati maetud inimest. Aga mitte sellest laevast ei tahtnud ma rääkida, et läheks nüüd järgmise juurde. Seda pilti ka Jüri juba näitas, aga see on minu meelest hästi tore pilt, kui me seda... Võtan vale asja. Et siin on tõesti, me ei teadnud sellel hetkel, aga tõesti võt täpselt sellest märgist selle märgini on siis tegelikult siin all on laev. Ja me hakkasime siis edasi kaevama, siis nad hakkasid need luustikud nagu väga korrapäraselt ilmuma, et me hakkasime, need esimesed luustikud olid need 2 siin, kes olid siis nii-öelda koera kõrval, millest meil on kuulnud, et koera me leidsime kõige esimesena. Ja need on siis nagu läänepoolsemad luustikud siin laevas. Ja siin all on juba näha siis keskmise kihi esimene rida luustikke. Siin on nüüd näha keskmises kihis nagu mõlemad read luustikke. Mis ma tahan tegelikult, mul on hea võimalus praegu seda näidata, et põhimõtteliselt need vennad, kellest Dashat just rääkis, nemad on maetud siia peale. Ütleme, et kui siin on nüüd selline skelettide rida, siis need 4 vennakese skeletid on nagu teiste peal 4 tükki.
ja huvitav on veel märkida seda, et siin nüüd selles esimeses reas, see on ka nagu rida, aga siia peale on maetud siis omakorda nagu 2 skeletti ja see oli nüüd siis konkreetselt nende sugulane, kaugem sugulane, et ta on ka nagu peale pandud keskmises kihis. Ja veel üks vaade, see näitab nagu seda, ilmestab nagu väga hästi seda matuse sellist nagu kihilisust ja erineval kõrgusel asuvaid jäsemeid. Nii, ja kui me olime nüüd selle laeva leidnud, siis me hakkasime ka ringi vaatama, et kas me leiame mingisuguseid paralleele või et kuidas mujal siis, millised on mujal lahingmatused, kuidas on näiteks viikingitega käitutud näiteks ka mujal, et kui nad ei ole nagu päris oma kultuuris ja vaatasime siis, tutvusime siis erinevate materjalidega. No kõigepealt ma mainiks ära, siis Briti saartel on 2 sellist kohta, kus on vaetud viikingeid, ühed on siis viikingid Reptonis. See on siis seotud viikingite talvelaagriga, seal oli üks viikingite tugipunkt ja sealt on leitud üks massihaud. Ja teine on siis konkreetselt seotud siis viikingite tapmisega siis kuninga korraldusel siis 1002. aastal. Ja need on mõlemad ka väga erinevad matused. See on nüüd Reptoni ühishaud, siin on nagu pigem nagu segatud luud. Ja teine on siis nüüd see Ridgevale, kus on siis kuninga korraldused tapeti siis kõik taanlased ja siin on nagu pead kehadest eraldatud, ehk siis pead on maha raiutud. Nüüd vaataks korra siis sellise lahingmatusid, et kuna Salmel me ka kohe leidsime need vigastustega skeletid, et siis me hakkasime nagu vaatama, et millised. See nüüd ei paista hästi, aga see on nüüd Visby lahingu haud. Visbys tapeti ligi 2000 inimest. See on ka kuidagi ebakorrapärane. Siin on nüüd üks Taani pärit matus Sandbjerg aastatest siis 1300–1350 ja siin te samamoodi näete, et kehad ei paikne sugugi mitte korrapärased selles hauas. Siin on Sigtuna massihaud, kus me saame samasugust pilti, et kehad ei ole paigutatud hauda korrapäraselt. Ja Tim rääkis ka siin, et ka Tautoni massihaud ei ole väga korrapärane, et seal on pigem nagu funktsionaalse mõttega siis need laibad paigutatud. Ja see on nüüd üks originaaljoonis Jaanus Valdi tehtud koha peal, et siin on siis nagu näha ka see kindla suunaga maetud skeletid ja korrapärane paigutus. Aga nüüd ma pidin rääkima tegelikult vigastust edasi, et miks see objekt meid nagu kõigepealt nagu põnevaks nagu tegigi, et juba esimesel skeletil oli näha väga tõsised, võibki siia minna, olidki näha väga tõsised vigastused ja teda oli löödud kokku 11 korda lõiketeraga. Tal oli siis raiutud ära parem õlavarreluu. Tal olid edasi. See on nüüd siin näha need raiejäljed hästi selged. Siis tal oli peas 2 lõiketeraga tekitatud haava. See on siin siis kolju esimesel küljel, eespool nagu, ja siin taga on näha ka üks selline pindmine vigastus. Tema puhul on veel see oluline, et tõenäoliselt mingil hetkel, kui ta oli siis nagu maha tõmmatud, siis ta võis kaitsta ennast jalgadega, sest tema vasakus kandluus, labajalas on siis ka üks lõikehaav. Tal oli seljas, ta oli selga saanud tõenäoliselt mõõgalöögi sellise pika, mis oli purustanud tal siis selgroo, mitmed roide, tabaluu, et tõenäoliselt siis ta
ulatus ka siis kopsuni välja. Ja viimasena ma mainiks siis seda, et oli ka siis tema pead maha raiutud. See nüüd päris nagu läbivalt ei õnnestunud, see tehti siis esimese ja teise kaelalüli vahelt. Ja siin te näete sellist, siin on nagu lõikejälg ja siin te näete nagu seda täket, et ta nagu päris läbi selgroo ei läinud, kuigi ta lõikas läbi siis nagu seljaaju, mis siin kanalis on. See oli järgmine skelett, kellel oli siis ka 2 väga võimsat lõikehaava koljul. Ja mõlemad olid siis nagu kolju esiküljel, see on siis lauba osas, on selline suur laik ära löödud ja siin oli nagu pigem nagu torkehaav, et ta oli siia siis tõenäoliselt mõõgaga löödud sisse. Siin on üks näide siis kämblaluudest, et ta oli pannud siis oma parema käe kuidagi ette ja siis siin on näha nagu lõikejälg on sellel kämblaluul ja 5. ja 4. kämblaluu ja teisel on siis murd näha. Nüüd võib-olla nendest skelettidest, millest ma varem pole nagu rääkinud. Ühel skeletil, see oli siis nii-öelda, mina kasutan tähti siiamaani, skeletile olid mõlemad jalad maha löödud. Ja siin on nagu siis koha peal kaevamiste ajal juba näha see, et siin on et ta jalad on väga ebatavalises asendis ja siin on näha see lõikejälg. Ja täpselt samamoodi oli tal lõigatud maha ka siis parem ja need mõlemad luud olid lõigatud siis ütleme pisut põlvest kõrgemal. Aga just see vasak reielu oli selle poolest huvitav, et siit oli nagu ära lõigatud selline õhukene, seal on hästi näha, et need relvad, millega nagu töötati, ütleme, olid hästi teravad, et need olid niisugused, 2 korda oli löödud ja need olid sellised, see on nagu väga õhukene lõige, mis on nagu sellest luubustist kätte saadud ja siit poolt on siis näha need lõikejäljed nüüd, mis on tekitatud sellele reieluule. Siis veel üks skelett, millest ei ole ka varem kuskil nagu räägitud, oli siis skelett G, kellel on siin kilp peas. See oli tal väga kaua peas ja kui me lõpuks selle ära võtsime, siis tuli välja, et tal oli siin nagu väga tõsised lõiketera vigastused. Teda oli löödud vähemalt 2 korda siis kolju vasakule küljele. Oli näha ka järgmised pildi. Siin, seda on nagu raske teil jälgida, sest ta oli hästi nagu purunenud kolju, aga siin on siis näha need lõikejäljed, mis tal olid vasakul kolju küljel. Ja siin on näha samamoodi nüüd see üks vigastus, mis on tehtud talle kukla piirkonda. Siin on jälle see koljumulk, mis ühendab siis nagu pead ja selgroogu. Ja siin oli nagu puhas selge lõikejälg, mis jäi pidama siis koljupõndale. Et üldse, kui me neid skelette nagu vaatame, et siis päris mitmetele, kellel on vigastus, siis reeglina neid on juba mitu. Nüüd on skelett X, temal on maha löödud siis nii-öelda ülalõualuust üks tükk ja see on siis raiunud sisse ka siis alalõualuusse, nagu te näete, see tükk on siin, oli täiesti olemas ja alles. Aga samas oli tal ka vigastused koljul, siin on näha üks täke, ma rekonstrueerisin selle kokku ja siin on näha järgmine lõikejälg. Et neid vigastusi on ikka üldiselt, toon ka veel selle jottskeleti, kellel oli siis pea maha raiutud ja tal olid ka väga mitmed muud vigastused. Siin on juba kaevamiste ajal nagu näha, et siin on selline korrapäratus siin kaela piirkonnas. Ja kui me hiljem siis neid luid vaatasime, siis teda on korduvalt löödud kaelapiilkonda nii eest kui ka tagant, nii et tal on siis mitmed vigastused. Nüüd ma vist läksin juba üle. Jah. Et siin on näha, et tal oli siis ka koljul üks selline, see on võib-olla ka ainukene siis vigastus, mille puhul on näha äkki siin relvajälg. Mina ei oska relvade kohta midagi öelda. Tal oli abalu all ka üks nooleots ja see abalu leiti kildudena, et seal võis olla ka saanud ta selga noolega. Siis olid tal raiejäljed õlavarelu peal ja abaluul.
ja siin on nüüd siis näha need lõikejäljed, üks hästi puhas lõikejälg siis alalõualuul ja siin on näha siis teise ja kolmanda kaelalüli vahel siis see pea maha raiumise jäljed, siin on näha need lõikepinnad ja kus on need servad ära lõigatud. Nii, nüüd ma näitan teile korraga siis seda arheoloogide lemmikskeleti, mis on L, keda paljud nimetavad kuningaks. Temal oli üks kaasasündinud eripära, temal oli siis kuklaluu kokku kasvanud esimese kaelalüli ehk atlasega, te näete siin, et see on siin piirkonnas siis see ülemine nagu kokku kasvanud. No see võis, aga ei pruukinud tekitada talle probleeme elus, aga võis olla probleeme just nimelt selle pea pööramisega erinevatesse asenditesse. Ja siis nüüd siin on see kuulsusrikas mängunupp tema suu juures, mille järgi siis arvati vahepeal, et tegemist on kuningaga. Aga ka temal olid vigastused, mida ma tahan näidata. Esiteks oli tal tõenäoliselt siis noole tekitatud vigastus vasakus küünarluu peas ja siis oli tal üks lõikejälg ka reieluu pea eesmisel küljel ja kuigi see vigastus siin nagu vaadates ei tundu eriti nagu sügav ja oluline, siis tegelikult peab silmas pidama, et kõik ka sellised pindmised vigastused luul võivad tähendada seda, et mingi oluline veresoon või midagi on katki lõigatud, siin on näha reiearter selles piirkonnas, et tõenäoliselt järgnes sellele vigastusele tõsine verejoon, millest seda võiski surra. Ja nüüd mul ongi nagu kokkuvõtte slaidid tegelikult, et kui meil oli selline 34 või 33 skeletti laevas, siis 14 nendest olid lõiketäraga tekitatud vigastused ja 8 oli neid vähemalt 2. Ja siis kõige rohkem vigastusi oligi, ehk siis erinevaid lööke. Skeletil oli just skeletil A, teda oli löödud 11 korda ja 4 skeletil olid näha siis sellised pea maha raiumise jäljed, et need kas kaelalülidel või alalõualuul. Seal oli ka muidugi otsi kehadel ja 5 juhul on nüüd nagu näha, et selle nooleotsa paiknemine selle skeleti suhtes ei ole nagu teatud mõttes juhul. No mitte tõenäoliselt, vaid ta ongi tekitanud siis nagu vigastused näiteks puusaluudele. Ta on nagu eest poolt lastud kõhupiirkonda siis nooled ja need on jäänud siis vaagna piirkonda ja seal on olemas siis nii vigastus kui ka nool samas. Ma ei julge relvade kohta suurt midagi öelda, aga suure tõenäosusega enamus on neist tekitatud mõõkadega. Aga seda vast ütleb kunagi hiljem mõni ekspert. Ja siis võib-olla tõesti see üks on tekitatud mingisuguse teistsuguse, mis ma vahepeal näitasin, millel on nagu näha see haava laius ka. Ja siin on nagu siis illustratiivselt, et millistes piirkondades siis näiteks koljul olid need vigastused siin. Et siin on nüüd näiteks need löögid, mida ma siin näitasin, et vasakule kolju küljele ja siin on näha siis need alalõualu vigastused. Ja kui me nüüd paneme terve skeleti kokku, siis siin on siis näha, kus need vigastused nagu kehal põhiliselt paiknesid. See tabel nagu, ma ei tea, kui hästi see paistab, aga ma lihtsalt võib-olla siis näitan, et ma tegin siis sellise üldise tabeli enda jaoks, et kus on näidatud siis koljuvigastused ja sinna alla on siis ülejäänud kehale tekitatud vigastused. Ja tekkis selline nagu teatud mõttes huvitav muster, et koljule tekitatud vigastused on tavaliselt kolju eespool, esimesel küljel. Nad on reeglina läbistavad ja nad on reeglina nagu kolju vasakul küljel. Ma lugesin ka siin, et see tõenäoliselt viitab kõige rohkem nagu siis nagu näovastas võitlusele, kes ole reeglina, et siis kui on rohkem vigastusi kolju vasakul küljel. Nüüd, kui me vaatame siis ülejäänud luustikud, mitte koljud, siis siin nagu olid valdavad horisontaalsed löögid
need olid siis kas jäsemetesse või pigem horisontaalsed. Nad olid rohkem keha tagumisel küljel, nad olid samuti läbistavad, aga need olid veidike rohkem paremal küljel. Tegelikult seal nagu erinevust ei olnud, et kui kedagi oli selja tagant rünnatud, siis väga suurt vahet selles ei ole, et kas see oli nagu vasakul või paremal kehapoolel. Nüüd ma tegin sellise väikse ülevaatega, milliseid kehaosa siis nagu rünnati, eks ole. Et kõige enam siis rünnati pead, sealhulgas siis ka alalõualuud. See on siis salmematerjal ja ülajäsemed olid siis järgmine, et seal oli kõige rohkem siis vigastusi. Teised kehaosad siin näiteks nagu rindkere või kaelapiirkond või siis puusapiirkond või alajäsemed, need olid nagu vähem mõjutatud. Aga ma tahan ka seda öelda, et kindlasti see rindkere osa on alahinnatud, sest et seal väga paljudel skeletidel nad olid halvasti säilinud ja eriti halvasti olid säilinud roided, et neid nagu peaaegu ei olnudki, et me ei saa nagu väita, et neil ei olnud neid vigastusi seal rindkeres näiteks või ka kuskil mujal, sest nagu ma alati olen öelnud, siis osad luud olid seal laevas ju pigem selliste tumedate joontena liival, eks ole, et oli selline luupudi jälgitav. Nii. See nüüd ka jälle ei tulnud, ma ütlesin, et mul ei ole väga ilus ettekanne, aga keegi ei uskunud mind, aga ta tõesti ei näe hea välja. Aga siin ma nagu üritasin kõrvutada siis neid lahingmatuseid, mis olid ja siin just see sama asi, et kui me võtame nüüd need koljuvigastused, eks ole, et siis praktiliselt nendel lahingmatustel või mis on seotud nagu vigastustega, matustega, siis ikkagi väga sageli nagu see vasak koljupool rohkem mõjutatud, et selles osas ei ole Salme mingi erand. Ja enamasti on siis, et kui ikkagi koljul on juba mingi löök antud, et siis väga tihti on ta ka läbistav. Et nüüd siin selles osas, et kas nad on rohkem nagu kolju esiküljel või tagumisel küljel või lateraalsed, eks ole, et siin nagu kerge varieerus. Aga siin võib tulla ka natukene selline autorite erinev, kuidas nad nagu erinevalt interpreteerivad seda lateraalset ja tagaküljel ja eesküljel, et siin võivad tulla ka need erisused kergelt sisse, et ma vaatasin, et nad väga ühtemoodi seda ei tee kõik, et ma ei saa neid päris üks ühele võrrelda. Ja ausalt öeldes kõik. Aitäh teile! Aitäh! Ja ka sullegi viikingaegne lauamäng. Kas on praegu küsimusi? Are there any questions about the injuries? Thank you, Riley. You mentioned that 14 out of the 34 skeletons in Salma 2 have sharp force trauma, which means that 20 don't. So the 20 that don't have sharp force trauma, do they have blunt force trauma or no trauma? And if they have no trauma, are they in a specific part of the ship, bearing in mind that there are the different layers of bodies? I didn't look at the blunt trauma. I saw in some cases, but I didn't investigate it. So my answer is, I don't know. But if we look at the sharp force trauma, for example, it's especially well pronounced on the top layer of skeletons, of course, and also in the middle layer, where this skeleton L is in the first row in the middle layer. There are more injuries. And there is no specific pattern, I would say. Okay, thanks. One comment on blunt force trauma, because the skulls in most cases are very badly preserved. I think that if one day one expert will come on blunt force trauma, I would be very happy, because I understand that, for example, in Tauton,
it was done, but it's not done for Salma. Okay. Thank you. This is something that Tim might be able to comment on. Is there anything to be said about the level of head protection in those head battle statistics compared to Towton? Number of strikes per number of head wounds versus the number of strikes and the number of head wounds in Salma? This very ugly table was about it, but you couldn't see it. In Towton, in my opinion, it was over 3 blows on the skull. Am I right, Tim? 3 what, sorry? Blows. Tim? Yeah, they range from 1 or 2. In my opinion. Yeah, they range from 1 or 2 to, for most individuals. The most is 14. Mm-hmm. So and there are sharp point trauma, sharp force trauma, and blunt force trauma. Sharp edge trauma. Mm-hmm. So there is a bit of everything. But I must admit, the preservation in Towton was about as perfect as it could be. So I can understand your problem at Salma, because you need the good preservation to see the edges of the wounds and the preservation of the skull. Yeah. It's very difficult. But as I remember, I put on my table, there was a 3.1 blows per cranium in Towton, sharp force trauma only, not including blunt force. And in Salma it was 2.4, so there is a difference. One of the things we did know about Towton is that the individual skeletons that I showed, the ones that had been buried separately, there were at least 2 individuals there that almost certainly had helmets on. There was one individual that had a huge crack from the foramen magnum all the way up the back of the skull. So his head had been forced open, but there wasn't a single mark on it. So something had broken the skull, but there was no mark on the skull. So it's almost certainly the head was protected, but it still received a huge blow enough to crack the skull open. So again, it's because of the preservation, I think, that we've got such a difference. Yes. And we didn't find any helmets in Salma. Actually, I have a question to archaeologists that why don't we have helmets? But we have so many swords in this Salma grave, so this is very intriguing to me, actually. Okay, thank you.